See maa on kujundanud meid ja meie oleme kujundanud teda. Me jõudsime siia pikil rännuteil läbi metsade ja soode ja rabade, läbi lõikava tuisu ja roiutava päikesepaiste, üle jõgede ja järvede. Sumasime poris ja lumes, rügasime läbi võserike ja roostike, ronisime üle kõledate mägede ja laskusime läbi Õitemere sorgude. Tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid tundmatuid radu. Teel tundmatusse. Teel trotsisime kurje hõime, näljaseid hunte ja karusid, kannatasime tühja kõhtu ja janu. Meie tulek siia kestis põlvi ja põlvi. Teel sünnitasime lapsi ja maitsime surnuid ja kogusime tarkust ning teadmisi ja õppisime hakkama saama ja mitte alla andma. Ja üksteist aitama ja usaldama õppisime kokku hoidma. Me hoidsime kokku ja tegutsesime koos just nii, nagu üks pere seda teeb, põlvest põlve. Orkester Türi esitab meile Mihkel Lüdigi sümfoonilise pildi Jaaniöö ning Kvind Strandi ala Landlov. Jaaniöö on seadnud Ants Oidekivi.
liidupäeva kõneks palun ma siia kõnepulti Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe härra Priit Värk, palun. Maarjamaa, sa oled mu leib ja mu iha. Sa oled mu nälg ja mu iha. Ma olen su jalajälg. Anna mulle tagasi mu keskpäev ja hommik. Anna mulle tagasi mu Maarjamaa. Anna mulle tagasi Maarjamaa hommik. Daamid ja härrad, head järvalased ja Järvamaa sõbrad. Eelnevad read kuuluvad Koorust pärit luuletajale Kalju Lepikule, kelle sünnist möödub tänavu 100 aastat. Mees, kes lahkus 1944. aastal Hiiumaalt paadiga Rootsi ja paguluses kirjutas 10 luulekogusid Isamaa igatsusest ja kodumaa ilust. Mees, kelle luuleridu on kirjeldatud ilmeka võimalusena, kuidas saab olla üheaegselt peaaegu arhailis eestilikult rahvuslik ja ülerahvuslikult tänapäevane. Tema loomingus oli meie ühine Maarjamaa üks eriline, lausa müütiline koht, millest kirjutada luulevärsse aastaid ja aastakümneid hiljem, hoolimata sellest, et tal endal puudus võimalus kodumaa pinda puudutada. Aga kui katsuda seda võrrelda kaasaegsetega, nendega, kes on Eestist lahkunud majanduslikel põhjustel, siis kas teate kedagi Soomes, Rootsis või Austraalias sarnaste tunnetega? See on mõttekoht, aga eks ajad ja olud olegi kohati võrreldamatud. Heaolu ühiskonnas kasvavad ootused riigile ja kui liita juurde suutmatus hinnata vabadust, siis summeerubki see teinekord ära helitatud rahulolematuseks. Mõned äärmuste korral lausa kodumaa põlduseks. Kuid kas tõesti on vaja vahel kurjust näha, et teada, kui hea on kodu? Loodetavasti mitte, loodetavasti on meie mälu ja teadmised ajaloost piisavalt head, et osata hinnata sellist Eestit ja Järvamaad, mis meil on, vaba ja iseseisev. Sellist Eestit ja Järvamaad, kus millegi paremaks tegemisel pannakse ise käed külge. Minu eelkäijad on aastapäeva kõnedes korduvalt andnud hinnanguid maakonna tervisele ning toonud välja nii tugevusi kui ka nõrkusi. Mõtelgem korraks varasematele koosviibimistele ja meenutagem toonaseid sõnumeid. Sõltuvalt ajastust on kord tõstetud esile geograafilist paiknemist Kesk-Eestist, kord meie hunnitud vaateid rabadele, kord meie viljakaid põlde, kord meie inimestele omast vargame sikkust ja sihikindlust. Ja seda kõike põhjendatult, sest ju see on meil olemas. Ja see me olemegi. Sikkus ja sihikindlus, sihikindlus ja sikkus. Need iseloomujooned sobivad ka tänaõhtustele kangelastele, keda tunnustame Järvamaa vapimähtudega. Kaia Iva ja Teet Kallakmaa senised eluteed ja teod on olnud erinevad, ent siht on olnud sama, Järvamaa elu edendamine. Nad on pühendunud aastaid, aastakümneid, kodukohale teinud ekstra samme, mille vilju naudime kõik. Selline patriotism on kindlasti nõudnud valikuid, võib-olla ohvreidki. Aga täna siin puldis seistes soovin teid õnnitleda ja tänada 30 000 järvamaalase nimel. Kallid kaaslased, öeldakse, et inimeste seisukohad on sõltuvuses nende istekohast. 7,5 miljardist elanikust maamunal asuvad suur enamus istekohtadel, kust vaadatuna on Euroopas sündimine lotovõit. See kehtib ka Järvamaa kohta. Eesti on üks turvalisemaid riike maailmas. Järvamaa on omakorda üks turvalisemaid maakondi Eestis ja seda juba 10 aastat järjest. See pole juhus. See on töö, mida on tehtud kodudes ja koolides ning lõpetades meie politseinike ja päästetega. Järvamaa inimesed on Eestis kõige liikuvamad sportlikumad. Ka see pole juhus. See on pikaaegne ja sihikindel töö meie inimestelt. Alustades Teet Kallakmaast ja spordiklubidest ning lõpetades spordimetseennide ja taristutega. Aga nii nagu
ei saa ja ei tohi lähtuda Eesti Vabariigi ajaloo mõtestamisel loogikast, et tõstame esile vaid võidukat vabadussõda ja laulvat revolutsiooni ning häbenedes vaikiksime maha muinassõja Jüriöö ülestõusu või 44. aasta ebaõnnestunud katse taastada iseseisvus. Nii ei saame ka Järvamaal ilma tervikpilti vaatamata, ilma enesekriitikata, ilma nuriseta. Järvamaa ei ole Hollywoodi kuliss, mida saame ühest nurgast teise lükata. Vajame oleviku ja tuleviku realistlikku tajumist. Aga selle eelduseks on ikka ja jälle mineviku ja oma juurte tundmine. Silma kinni pigistamine, pea mulla alla peitmine ei vii edasi ja ei ole ka eestlaslik. Kui keegi arvab, et nüüd järgneb minute pikk kõne kiiresti kahanevast elanikkonnast ja valgest laevast nimega neljarealine maantee, siis ärge muretsege, ma säästan teid sellest. Mitte, et see oleks oluline, kuid täna on ikkagi pidupäev. Head sõbrad, sirvisin viimase maavanema eelviimast vabariigi aastapäeva kõnet 2016. aastal. Seal kõlas läbiva ja hästi argumenteeritud mõttena, et Järvamaa vajab riigi abikätt läbi regionaalpoliitika ja meie enda ajalooliseks võimaluseks on peagi saabuv haldusreform. Ja kui paralleelselt juhtusin võrdlema viimase 10 aasta jooksul rahva poolt valitud Järvamaa aasta tegusid, millest 7-8 laureaati on seotud rohkemal või vähemal määral riigi omavalitsuse panusega ja kõigest 2-3 erasektori poolt, siis tabasin taaskord tuttavat haigussümptomit. Selleks on leviv mentaliteet, kust järjest enam loodetakse riigi hoolele ja käehoidmisele. Loodetakse, et riik teeks otsuseid meie eest ning selle varjus on vaikselt ja salaja tagasi hiilimas ihalus plaanimajanduse järele. Selle mugavuse juures on mündi teiseks pooleks vähenev indiviidi vabadus, vastutus ja kohustused riigi ees. Juba vabariigi põhiseaduses, mis tähistab tänavu samuti 100. juubelit, pole sõnagi vastutusest ja kohustustest. Aga miks küll nii? Seda mitte seepärast, et see oleks ebaoluline, vaid juba 100 tagasi olid riigiõigusteooria järgi kodanike kohustused automaatselt juurde mõeldavad. Oli iseenesest mõistetav, et vabadus, vastutus ja kohustused käivad käsikäes. Ma tahan lühidalt öelda, et Eesti ja Järvamaa on üles ehitatud põhimõttele, et kui tahame midagi muuta, siis tuleb enne kõike ise tegutseda. Usaldada inimeste ettevõtlikkust ja ka turumajandust. Kui me ei usu ja ei usalda inimesi, kui pidevalt peitume turutõrke retoorika taha, kui kogu aeg loodame, et riik teeb meie eest asjad ära, siis selle tulemust me juba teame. Head pidupäevalised. Alustasin oma kõnet luulesalmiga. Maarjamaa, sa oled mu leib ja mu iha, sa oled mu nälg ja mu viha. Ma olen su jalajälg. Võimsad ja tähenduslikud read. Nimetagem seda kodumaa armastuseks, patriotismiks, isamaalisuseks või kuidas iganes soovime. Aga hea rahvuslus, mis tõstab meid eestlasi esile, mitte kuri ja õel, mis tambib teisi mutta, on Järvamaale iseloomulik, nagu Kalju Lepiku luule. Minu Järvamaa ongi, nagu Kalju Lepiku luule, üheaegselt arhailis eestlaslikult rahvuslik ja rahvusüleselt tänapäevane. Ma soovin kõigile head Eesti Vabariigi sünnipäeva. Järvamaa vapimärgi üleandmiseks palun lavale Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed proua Pipilis Siimann, härra Rait Pihelgas ning juhatuse esimees härra Priit Värk. Maakonna kõrgeimaks autasuks on Järvamaa vapimärk. Tänavused vapimärgi saajad, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule, on õpetaja, poliitik ja Järvamaa sädeinimene Kaia Iva ning põllumajandusettevõtja Teet Kallamaa. Kaia Iva on ära teeninud nii oma kodukoha Türi valla kui kogu Järvamaa elanike austuse
alates töötamisest õpetaja ja õppeala juhatajana Türil on ta olnud alati arukas ja konstruktiivne kaasamõtleja kohaliku arengu küsimustes, aktiivne kogukonnaliige ning eestvedaja. Ta oli aastail 2002–2005 Türi linnapea ja on järgnevatel aastatel olnud valitud kõigisse Türi vallavolikogu koosseisudesse. Aastatel 2007–2015 tuli Kaia 2 Riigikogu koosseisu liige. Alates novembrikuust aastast 2016 kuni aprillini 2019 töötas Kaia sotsiaalkaitseministri ametis ja seda Jüri Ratase esimeses valitsuses. Kaia on nii oma vabatahtlikus kogukonnatöös kui ametialases tegevustes ning rahvaesindajana Riigikogus pidanud silmas nii Türi valla kui kogu Järvamaa huvisid, seisnud siinsete inimeste jaoks oluliste otsuste tegemise eest, seda nii Riigikogus kui sotsiaalkaitseministrina. Ta on aidanud leida nii infot kui võimalusi erinevate Järvamaa jaoks oluliste projektide elluviimiseks, julgustanud ja võimestanud kohalike omavalitsuste arengut ja elanike heaolu toetavaid tegevusi. Hiljutise näitena saab esile tõsta tema algatusel ja aktiivsel osalemisel ning kaasabil Järvamaale toodud riigiameti töökohti ning nõu ja abi omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamisel. Kaia on eeskujuks oma töökusega, oma oskusega teha koostööd ning olla innustajaks. Tõelise Järvamaa patrioodina on ta avalikkusele tutvustanud mitmeid Järvamaa häid praktikaid ning algatusi, tõstes sellega Järvamaa mainet ning tunnustades kohalikke tegijaid. Aastal 2019 sai Kaia Eva Tallinna Ülikooli 100. vilistlase tiitli olulise panuse eest Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse ning aastal 2007 pälvis Kaia Türi valla kuldse aumärgi. Palun Kaia Eval tulla lavale. Head järvamaalased ja järvakate sõbrad. Minu isapoolne vanaisa tuli Pärnumaalt Järvamaale üsna tammsaarelikul moel. Ostis siia väikese kena talu Vaaka külla, võttis oma noore naise, vara natukese ja hakkas siin talu pidama. Minu emapoolsed esivanemad on teiselt poolt Türi linna Piiumetsa külast. Nii et võin ennast lugeda tõesti läbi ja läbi järvakaks. Ja Järvamaa mind hästi hoidnud. Loodan, et teidki. Kuid kuidas saame meie Järvamaad hoida? Ma arvan, et väga palju kasu ei ole sellest, kui me IRL-ikus võtmes kuldseid innovatsiooniideid loobime. Või vastupidi, unustame hea ja tehtu ja võib-olla isegi kohustuslikus korras igal aastal korra arutame, millal Järvamaa hääbub. See ei aita meid eriti. Aga ma arvan, et aitab see, kui me kõik oma igapäevast tööd, oma tegemisi teeme hoole ja armastusega, teeme ehk tibake rohkem kui peab. Mõtleme 2 sammu ette. Ja teeme seda üksteist austavalt ja lugupidavalt. Ma arvan, et siis on see just nimelt hea vundament selleks, et tekiksid need uued ideed, need nutikad lahendused, need säravad mõtted, mille pärast siia ka tullakse ja siia jäädakse. See on hea vundament. Täna tahan ma öelda suure aitäh oma armsale abikaasale, oma headele sõpradele, tuttavatele, kes on alati mu kõrval olnud, kelle kõrval mina olen saanud olla kõige parematel päevadel ja mõnel
päeval, mis võib-olla pole nii hea. Aitäh teile kõigile ning ilusat vabariigi aastapäeva. Elagu Järvamaa, elagu Eesti! Nüüd on kõigi Kaila sõpradel, alustajatel, saadel ja kolleegidel võimalik Kailast siinsamas laval sõnnitada. Palju õnne sulle, Kaia, veel kord. Ning jätkame. Metsataguse Agro juhatuse liige Teet Kallakmaa on loonud üleriigiliselt positiivse kuvandi Järva maakonnast kui põllumajanduspiirkonnast. Teet on andnud panuse Järva maakonna põllumajandusliku piimakarja tootmise püsimisele. Tema eesmärk on luua põllumajandusest positiivne kuvand ja teha seda tööd selleks, et julgustada noori maale elama jääma ja põllumajanduses töötama ning selleks on ta korraldanud iga-aastaseid noortele mõeldud suviseid töö- ja puhkelaagreid, kus noortel on võimalus tutvuda põllumajanduse maatöödega ja tekitada siis enestes huvi selle ameti vastu. Teet panustab ka kohaliku võimu arengusse, olles Järva vallavolikogu ja selle kultuuri- ning spordikomisjoni liige. Tema väljaütlemised on alati läbimõeldud ja väärikad ning tema esitatud ettepanekud on alati olnud põhjendatud. Lisaks põllumajanduslikule taustale peab Teet tähtsaks ka rahvasporti. Olles mittetulundusühing Järva-Jaani ratta- ja suusaklubi juhatuse liige, propageerib ta rahvasporti nii laste kui täiskasvanute seas. Alates 2018. aastast on ta korraldanud iga-aastaselt Järva vallas rahvaspordiüritusi. Teet Kallakmaad on tunnustatud nii maakondlikul kui ka üleriiklikul tasandil. 2018. aasta veebruaris pälvis Teet Maaeluministeeriumi poolt parima piimakarjakasvataja tiitli. 2018. aasta lõpus sai osaühing Metsataguse Agro Järvamaa kogukonda toetava ettevõtte tiitli. 2019. aasta veebruaris pälvis Teet vabariigi presidendilt Kersti Kaljulaidilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi, mis andi talle ettevõtluse ja kohaliku elu edendamise eest Järvamaal. Teet Kallakmaa, palun teid lavale. Tänapäeval on moodne väljend ökoloogiline jalajälg. Kui võiks kasutada väljendit ühiskondlik või ühiskonda jäetud jalajälg, siis ma loodan, et oma tööga põllumajanduses olen ma kõigi meie ühises tarbeahelas võib-olla esmasel ajamineva leiva lauale tootmine. Ja loodan, et olen sellega jätnud ühiskondliku jalajälje. Ja ega inimene ei ela
ainult selleks, et töötada, vaid töötab selleks, et elada. Ja elus on oma osa ka hobidel. Ja oma hobi spordi tegemise kaasusega, spordiklubi vedamisega loodan, et olen ma püüdnud anda ka teistele selle võimaluse hobiga tegeleda ja ka sellega võib-olla mingi ühiskondliku jalajälje jätnud. Aitäh kõigile ja saabuvat vabariigi aastapäeva. Nüüd on võimalus siin vabariigis üritada härra Priit Kallasmaa.